Ma arvan, et kõige kandvam asi, mida, kui sa tahad enda kirge leida, 2 elementi, mida tuleks maksimeerida, kui sul nagu üldse ei ole ideid, et mis mu kirg võiks olla. Need 2 elementi, mida maksimeerida, esiteks on kokkupuude hästi erinevate valdkondadega. Proovida hästi erinevaid asju, mine sinna, kus sa saad proovida hästi erinevaid asju ja ehk siis ütle hästi paljude asjadele jah. Lihtsalt mine, proovi, katseta ja kui ei meeldi, ära tee enam, kui meeldib, mine tee veel. Nii et üks kõige tähtsam asi, proovida hästi palju erinevaid asju, siis sul on mille hulgast valida. Teine hästi kandev element on eneseteadlikkus. Ehk siis hästi hea kooskõla endaga, et sa tunned ära, kuule, see asi mulle kuidagi, miski mulle meeldib seal, ma tahaks seda rohkem teha. Või mingi selline äratundmine. Ja seda eneseteadlikkust sa saad eelkõige siis, kui sa aeg-ajalt analüüsid, räägid mentori, juhendaja või kui sa noor oled, võib-olla noorsootöötajaga arutad, et vaata, mul on selline mõte, et ma olen mõelnud, et võiks nii teha, et kui saad natukene tagasi, et ise räägid mõtteid välja, saad ka aru, mis sa mõtled. Need on need 2 komponenti. Võimalikult palju uusi kogemusi ja võimalikult puhas ja selge teadmine, arusaam sellest, et mis nendest kogemustest sulle sobib. Ja kui ma saaksin ühe sellise võtmenõuande anda, siis minu soovitus inimesele, kes on kuidagi näiteks kodus ja õhtut jälle mõtleb, et üldse ei salli seda tööd, mis ma teen või koolis on ka nii nõme ja nii, ja kuidas ma saan siit sellest jamast välja, siis võtmesoovitus on püüa leida mingit seltskonda, kes on leidnud enda kire, kes on kuidagi nagu heas laengus ja püüa veeta rohkem aega nende inimestega, kes on vaimustunud enda tegevusest, kes armastavad enda tööd. Isegi kui see ei ole üldse see suund, mis sulle meeldib, aga püüa veeta aega nende inimestega. Ja mis sa hakkad märkama, sa tegelikult hakkad märkama, neil on teatud harjumused, neil on põhimõtted, nad näevad maailma natuke teistmoodi ja just seal seltskonnas tegelikult sa saad ise kõige rohkem kujuneda. Ma arvan, see oleks nagu kõige olulisem asi. Minu jaoks hästi lahe asi oli ülikooli teisel kursusel, siis kui ma läksingi seda koolitusasja tegema, läksime partneriga sinna ettevõtlike noorte kotta ja seal olid kõik sellised aktiivsed inimesed, kes muidu olid täiskohaga tööl, aga tulid kokku, tegid mingeid heategevusüritusi ja seminare ja meist 10-20 aastat kogenumad. Ja siis sa kuulad, mis nad räägivad, nende lood ja story'd ja sa õpid neilt. Ja minu meelest see oli minu jaoks nagu üks selline äge selline käivitav jõud. Ja seal noortekojas sai ka igasugu projekte teha või proovida juhtida mingeid asju ja kogemusi sai. Mitmekülgseid selliseid kogemusi. Et üks asi on lihtsalt öelda jah, kui sa oled noor, siis nii kui mingi huvijuht või keegi tuleb, pakub sulle midagi, jah, proovi. Kui ei meeldi, ära tee enam. Kui sa oled täiskasvanud inimene, lihtsalt vabatahtlik töö, vabatahtlike organisatsioonid toovad kokku. Vabatahtlike organisatsioonid on väga lahedad, sest sinna tihti tulevad kokku inimesed, kes on valmis mingit ekstra miili minema, midagi enamat andma, mitte lihtsalt, et ma teen oma töö ära. Ja seal sa tegelikult kohtad inimesi, kes on rohkem kuidagi, ma ei tea, missioonitundega või pühendunud ja tihti vabatahtlike organisatsioonid on sellised, kus on oluline eesmärk ongi areng või õppimine. Sa lähedki sinna ja sa võid mõnes mõttes isegi võib-olla õppida rohkem kui koolis. Oleneb muidugi, kuidas sa koolis õppida, on väga erinevaid moodusi. Et üks oleks see ümbritseda ennast vägevate inimestega ja see on siis kogemuste saamiseks. Teine element oleks, mina soovitaks pidada sellist, mina kutsun seda tänulikkuse päevikuks, aga põhimõtteliselt võta lihtsalt mingi päevikus aeg-ajalt kirjutada oma mõtteid läbi. Esitada endale küsimusi, mõtle, mida sa tahaksid teha. Võib-olla sul on näiteks mingid valikud, et kas siis töökohtade vahel või mida edasi õppima minna, siis sa kirjutad need variandid läbi, analüüsid, mis ühe eelised on, teise eelised. Selline kirjutamine aitab korrastada mõtteid. Meie peas muidu on asjad tihti nagu virvarr segi ja siis meil tekibki tunne, et oi, mul on 100 kirge, ma ei tea, mida teha. Aga pane paberile, sa saad aru, et tegelikult sul on ainult 2 varianti, mille vahel on valida, mis sind huvitavad. Et selline kirjutamine on võimas asi. Mul on näiteks selline vahva päevikuke, kus ma jälle võtan aeg-ajalt ette või iga õhtu kirjutan ja enda jaoks mõtlen läbi. Ja ma tunnen, et selline kirjutamine on mõnes mõttes asendab minu jaoks mentorit, kedagi kogenuma, kes aitaks mul orienteeruda nendes valikutes. Rääkides mentorist, mentor võiks ka olla üks selline vahva asi, mis meil võiks ideaalis kõigil olla. Kes on mentor? Mentor on lihtsalt mingi kogenum inimene, kes enda eluga tuleb hästi toime, kes on valmis sind ära kuulama
kes küsib sult häid küsimusi ja selle kaudu tuleb parem selgus. Need olid praegu 3 komponenti vist, jah? Ehk siis ümbritse inimestega, kes on ettevõtlikud, aktiivsed ja julgustan pidada sellist päevikut enda jaoks läbi mõelda, vähemalt need meetodid on minu peal nagu väga selgelt toiminud. Üks lahe asi, kui sa aasta aega pead sellist päevikut ja iga päev sinna kirjutad olulisi mõtteid, mis sa avastasid või teada said või mis sa filmidest või mujalt õppisid, aasta lõpuks sul on nii palju ägedat materjali, et sa võiks isegi raamatu välja anda, kui see on vajalik, aga lihtsalt põnev on nagu, et sa avastad, kui palju tegelikult sul on jumala ägedaid mõtteid olnud, kui sa neid pärast üle loed, mida sa kõik oled mõelnud. Ja päeviku pidamine oleks üks element ja mentor oleks üks hea variant ja ma arvan, üks kõige kandvam asi, kõige tähtsam asi, kui me tahame enda nagu mingit uut suunda tekitada ja kirega liikuda, siis see oleks hakka pihta.